Noored hinged. Unistuste suikel PMT-le pühendatud. Esimene peatükk. Ometi kord tulid sa. Ootasin sind tükk aega, ütles Karl toolilt tõustes ja Ainule vastu minnes, kui see õhetava näoga ukses sisse tormas. Viimasel ajal juhtus sagedasti, et üliõpilane neidu kodust ei leidnud. See pani noormehe mõtlema. Oli midagi uut ja arusaamatut ilmunud, millest tema tõsine, aeglaselt töötav peaaju ei suutnud läbi tungida. Kas me ei läheks jalutama, küsis Karl. Neiu kogu olemuse läbistas äkiline nõksatus, nagu oleksid noormehe sõnad talle midagi meelde tuletanud. Jalutama, kordas neiu ja istus lähemale toolile. Mis sul täna on? Kus sa käisid? Küsis noormees neidu silmitsedes. Väljas, isama. Sa oled nii iseäralik. No palav. Ilm polegi ju nii soe, ennem vilu. Neiu tõusis toolilt, nagu tahaks ta millegi eest põgeneda või midagi endast eemale peletada. Lähme pealegi välja, seal on lahedam, ütles ta siis. Aga enne kui nad uksele jõudsid läheneda, tuli neiu ema kõrvaltoast ja ütles tütre poole pöördudes. Jälle oled sa jooksnud. Vaata, et sa ennast tuule käes ära ei külmeta. Härra Raismik, pidage teie teda silmas. Te olete nii mõistlik. Mul on tema pärast alati hirm. Tema saab kõigega valmis. Pole viga, vastas Karl rahustavalt. Lähme, sundis Aino, nagu ei paneks ta ema ja ta sõnu tähelegi. Kui noored olid välja läinud, ruttas ema aknale neile järele vaatama. Seal läksid nad kahekesi. Mees suur ja tugev, kõrgete õlgadega, ettepoole pisut vimmas. Tütarlaps, sale ja painduv, sirge kui jõeosi. Ühe samm raske, kohmakas, kohtlane, teisel kerge, hüplev, lendav. Sagedasti oli proua Võsand neile nõnda aknast järele vaadanud ja imestanud, kui vähe neis ühist leidus. Ometi vaatas ta neid alati, ei tea miks, hea meelega. Emal oli mingisugune kindel mureta tundmus oma tütart Karl Raismikuga nähes, kes oli alati tõsine, ettevaatlik, järelekaaluv. Sample complete. Ready to continue?